Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult, head kuulajad, digitund on käes tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega ja meie oleme siin eetris. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja meil on külas Meelis Väljamäe. Täna räägime sellest, et maailm nägi uhiud, Apple'i kella ja uut Apple'i tarkvara eelmisel nädalal. Ja me räägime sellest, et kui eelmises saates oli juttu uuest Xboxi mängukonsoolist ja hinnad tulid, siis vahepeal on aeg natukene edasi läinud ja nagu me kahtlustasime, nüüd me saame rääkida sama juttu ka PlayStation 5 kohta ja arutada siis omavahel, et kumb peaks olema kodus või mõlemad. Kas nüüd on võimalik igaühel koduste vahenditega teha oma arvutist tõsine teleülekandestuudio? Ma arvan, et jah on, aga saate kohe kuulda. Virtuaalreaalsus ei ole surnud, aga ei ela ka. Facebooki käpal olev Oculus Rift tõi välja uue peakomplekti ja me saame seda natuke vaadata. Letaalsetest küberrünnakutest ja muustki veel tänases saates. Digitund. Septembri alguse uudised tulevad maailma ühelt juhtivalt tehnoloogiaettevõttelt Apple, kellel eelmisel teisipäeval oli selline sügisene tooteesitlus, kus tuli välja nende uus nutikell ja ärme erutu, see ei ole uus kell uues formaadis või midagi väga uuenduslikku, sest et 6. seeria Apple Watchist on selline loomulik edasiarendus, väiksed täiendused vanale mudelile. No vaata, ma ei tea, Hans, et mingi imel kombel sul on see uus kell juba käe peal. Sa ei ole mida esimene, kes seda ütleb. Kõik juba küsivad, kas sul on uus? Ei, mina kavatsen mitte tänases saates, aga võib-olla mõnes järgmises rääkida Huawei Apple Watchist, võitaks nii. See on ju, aga see näeb väga, välja ära vahetamiseni sarnane Apple Watchiga. Väga sarnane. Ma testisin siin eelmisel nädalal Huawei sülearvutit. Küsiti ka, et... Ja ma ise küsisin, sellepärast, et selle nimi on mitte MacBook Pro, vaid MateBook X Pro. Ja igat pidi kõik oli nagu väga sarnane minu arust. Tegelikult on... Ma korra segan, mis oli kõige kõnekam on see, et Apple leiutas ju mõned aastad tagasi selle värvi, mille nime Space Gray. Mina ei ole tähele pannud, et keegi teine teeks Space Gray asju. Minul on Space Gray läpakas ja sul on Space Gray, eks ole. Siis Huawei selle arvuti värv oli Space Gray. Rohkem värvi ei ole lihtsalt olemas. Neil oli mõned muud mingisugune, ma ei tea, mis iganes, Mystic Blue või mingi selline oli ka, aga mul oli Space Gray. No mõnes mõttes samasugune olukord on selle uue Apple Watchiga, et ega ju tegelikult seda vaadates ei tundu, et see on nii väga erinev varasematest mudelitest, Apple Watch 5, 4, 3, 2. Aga mis seal on siis nii-öelda peamine aurlaks selle peale, et ta on ikkagi veel täiuslikum tervisemonitor, mis nüüd suudab siis mõõta verehapniku taset. Kas nüüd peaks järgnema seletus, kas see oli ainuke selline olulisem uuendus? Uus protsessor, eks ole, mis on kiirem ja võtab natuke vähem energiat. No Meelis tõi väga olulise asja välja, et meie laiuskraadil võib-olla mitte, aga mujal on see, et see ekraan on nüüd ikkagi oluliselt parem loetav päiksevalguses. Jah, et ma ei ole küll olnud ise väga aktiivne Apple Watchi kasutaja, aga ma olen kasutanud teisi sarnaseid OLED-ekraaniga nutikelli ja ütleme, et kui sa lähed suvel näiteks siia kuskile ümber Tallinna jooksma, siis eredama päiksevalguse käes nagu proovi seda välja lugeda, mis selle ekraani peal kirjas on, et tahaks oma kiirust või oma pulssi või midagi vaadata. Tahad kella vaadata lihtsalt. No jah, kella sa jooksmedel väga võib-olla ei vaata, aga point on selles, et väga raske on ereda päiksevalgusega OLED-ekraani pealt midagi välja lugeda, et Apple on küll seda nagu paremaks teinud siin jätkuvalt iga uue versiooniga, aga see on nüüd nagu siis veel eredam ja eriti oluline on veel see, et kui sa tahad nagu mitte trenni tehes niisama vaadata kella, ja sul on sees see Always On režiim, eks ole, siis selles on ta 2,5 korda eredam kui seni, sest seni ta lülitas nagu Always On režiimis ennast üsna tumedaks, et akut säästa. Et järgult nad on suutnud teha mingisuguse sellise uuenduse oma display tehnoloogias, et see Always On režiim ei võtab nii palju voolu, kui on eredus peale keeratud. Jah, no eks võib-olla lihtsalt ka see, mis nad protsessori arvelt nii-öelda juurde said, energiaefektiivsuse arvelt, pannakse teistpidi, nüüd kulutatakse ekraanis siis ära, aga oota, kus me jäime selle verehapniku sisalduse mõõtmise juurde ja täna
viimasel Covidi ajastul on see väga oluline teema paljude inimeste jaoks, sest see, et kas sul mingi varajane marker kas nagu sul selle on kohta. kopsudega midagi valesti või ei ole valesti, et see näitaja seda näitab, aga see on üks nagu tilk meres kõigist võimalikest. Ma nagu kurdan, et see on selline näitaja, mis on nagu kas ainult 2 valikut, hea või halb. Et ta ütleb sulle, kas kõik on korras ja siis aitäh, või ta ütleb, et halb, mine arsti juurde. Ja nagu midagi rohkem, ei ta näitab ju protsendina, aga seal ongi, et kui see on alla vist 92% või siis pead arsti juurde minema. Ja midagi muud ma ei näe. Ja ühtlasi näitab arsti juurde või korras. Veraplingus sisaldus nii öösel magades üldiselt kui ka siis trenni käigus arvutab VO2 maxi ehk siis maksimaalset tapniku ärakasutamise võimekust kehal, mis näitab füüsilist vormi. Aga Meelisest on palju kasu, Meelis tuli siia stuudiosse, istus maha, vaatas minu käe peal on Fitbit, ütles, et sinu oma mõõdab ka ju, et see pole mingi uuendus. Ma hakkasin otsima, tõesti. Ja see on mitte isegi kõige uuem Fitbit, vaid see on Charge 3, mis on näitab minu arust jätkuvalt seda, Steve Jobs on küll ammu lahkunud, aga see reality distortion field on täiesti elus, ehk siis kui teistel on see sama funktsioon olemas aastaid, siis keegi sellest ei räägi, nüüd Apple midagi teeb, see on uus äge asi, mille Apple leiutaseks. See oli võimsad videod, ma ei tea, kui te vaatasite tootesitlust, tohutult võimsad videod selle kohta, kuidas see veraplingu sisaldus on nagu siia universumisse saabunud järsku. See oli väga. Aga mis puudutab seda Covidit ja Apple Watchi, siis minu arust nagu üks veits creepy ja samas äge funktsioon on see, et ta saab aru, kui sa hakkad käsi pesema, siis loeb sulle sekundeid, et sa kindlasti 20 sekundit peseks. See ei ole muide mitte uues kellas, vaid see on selle uue WatchOS-i osa, mis tuleb ka vanematele kelladele. Aga oleks huvitav rääkida vanematest kelladest. Minust kõige põnevam selle kuu järel on see, et esiteks tuli välja Apple Watch SE Ameerikas, mis on nagu nii-öelda vana eelmise põlvkonna kell. Kas ka ju meil müügil või? Ka meil müügil. Meelis, sa üllatad mind ka, väga põnev. Sest mina tean, et Eestis müüakse veel laojääke Apple Watch 5-st oluliselt soodsama hinnaga, mis on nagu nüüd väga hea kaup. Aga jah, Watch SE on 329 €, nii et täitsa L-müügis saadaval. 40 mm variant on 299. Ja tegelikult Euronixil on kirjas, et ülehomsest hakkab siis on ta siis saadaval, ehk siis 23. Mis sealt on ära võetud? See on ära võetud siis see alati tööl olev ekraan, aga muidu on ta nagu Apple Watch 5. Jah, tal on ikkagi võrreldes Watch 3-ga, mis on siiamaani kõige soodsam mudel, eks ole, on tal märgatavalt võimsam protsessor ja muud head omadused, mida siis kõige odavamal mudelil ei ole. No ma ei tea, kas me võib-olla pikemalt ei hakka peatuma, aga uus Apple tehnoloogiaettevõte läks siis ka väga otseselt ikkagi rühmatreeningutesse. Apple Fitness on siis poolvirtuaalne selline treening, kus sa ekraani pealt tellid teenuse, vaatad treenerit, temaga koos teed trenni. Trennide Netflix nii-öelda, aga ma tundub miskipärast, et see on rohkem Ameerika teema. Võib-olla meil on siin 2-3 minutit aega, räägime selle uue iPadi jutu ka ära, et lisaks sellele, et tulid kellad, tuli ka uus iPad Air, mis nagu ma aru saan, selle kõige olulisem uuendus, või 2 olulist uuendust, üks on see, et ta näeb nüüd välja nagu Pro. On niimoodi või? Sain ma õigesti aru? Jah, ta näeb välja praktiliselt identne Proga, mis tegitab minust küsimus, et kas teie oskate mulle ära selgitada, kelle jaoks on iPad Air mõeldud? Enamus inimest sobis see kõige odavam iPad väga hästi ja kui sul on vaja sellega tööd teha, joonistada või mingit sellist asja teha, siis on Pro, eks ole, et mille jaoks see vahepealne mudel olemas on? Oota, aga neil on see odavam, on see mingi 300 on ka olemas. Mis tuli ka ju uuendatud protsessoriga ja väga, selle rahast väga hea on. No aga Air, ma arvan, sobib sinna vahele, ta on nagu 13-toline MacBook Pro, et midagi peab olema. Et no see mõttes, et sa ei nagu, et sa ei pea ostma seda kõige kallimat ja kõige ägedamat, sest sul ei ole vaja ja see on mõttetu kulu sulle, ehk siis iPad Pro on ju. Ja ka sa ei taha osta ka seda kõige odavamat, mis sa paned sinna midagi vahele, mis on kihvtima disainiga, parema ekraaniga. Sõpradele mulje, seda Pro tegelikult ei ole. No kas või jah, aga seal ma saan aru, et Prol on endiselt sees võimsam, ütleme rohkemate tuumadega protsessor, et see uus iPad Air sai küll uuema põlvkonna protsessori, Prode protsessorit miskipärast ei uuendatud, aga minu meelest Prodes on rohkem tuumasid sees ja teine asi, neil on see ekraani värskendussagedus on, kuidas nad nimetasid seda? True Motion, Pro Motion, mingi selline tehnoloogia on neil seal. Et seda ei ole ka selles iPad Airis ja tegelikult see on päris kihvt asi, eriti iPadi puhul, kus sa pead ekraani kogu aeg midagi liigub ekraanil ja on need mängud või mängudes ja niisama menüüdes on see kõige paremini nagu näha. Plus ka pliiatsi kasutamine. Jah, just. Et ma ei tea, palju see Eestis maksma hakkab see, aga ta tõenäoliselt on sinna Ameerikas on $600 alates, nii et ju ta on siis võit selle Pro ees kindlasti on ju, väga selgelt.
jah, no üldiselt ma ei tea, ma kokkuvõttes võin öelda, et minust läks see Apple üritus küll täiesti suure ringiga mööda ja see on kihvt, et nad teevad vägevaid asju ja see on kihvt, et nad teenivad palju raha ja see on kihvt, et aktsiahind läheb üles, aga noh, ma ei tea. Aktsiahind on viimastel päevadel alla läinud muide, aga selge on see, et see firma on nii suur, et nad teevad ka asju, mis on võib-olla palju inimestel tähtsad, aga nad ikkagi ei löö sellega uusi laineid. Kuidagi see Tim Cooki Apple on selline väga ratsionaalne ja sealt tulenevalt kuidagi ka väga inkrementaalne, et et sulle antakse täpselt nii palju, ütleme nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik on Tim Cook nõus andma. Jah, tõesti õige loogika, sest et avalik firma, aktsionäridel on raha teenida ja see on nagu iga firma kõige olulisem eesmärk, et võimalikult palju teenida raha. Mis tähendab seda, et esiteks, kui sa annad inimestele liiga palju, arendad liiga kiiresti, siis jääb mingisugune rahateenimisvõimalus olemata ja teistpidi on see, et Apple on piisavalt suur firma praeguseks, neil on jällegi see oht, et kui sa teed mingeid radikaalseid muudatusi, sa ehmatad ära oma kliendid. Kliendibaas on nii suureks, et seal ei ole fännid, vaid on ka nii väga palju sellist tavatarbijat, kes ei viitsi nagu otsida taga uut ikooni kuskilt, eks ekraani peal. Jah, aga lihtsalt siia lõpetuseks, selle õige lõpetuseks, ma arvan, kuna meil aeg surub takka, aga hea näide on need kellad ja sa ei saa enam seda seinalaadijat kaasa kellaga. Sa ei saa seda siis elektripistikut, mis läheb seinakontakti. Sest tõenäoliselt sul on see olemas, on ju. Et Apple hästi palju vaeva, et maalida seda selliseks roheliseks, et ma ei tea, mitukümmend tuhat tonni, mis iganes nad plastikut aastas kokku hoiavad. Aga kella hind sellest ei muutunud. Nad oleks võinud ju öelda, et me teeme praegu loodusele teene, on ju, me jätame 1 miljon tonni plastikut aastas sinna panemata ja me hoiame Apple'is raha kokku, on ju, ja ma ei tea, sina tarbija, on ju, saad kella, nad tuleks võinud teha sümboolse hinna. Teeme $5 alla, aga ei. Lihtsalt Tim Cook ja Apple ei tee sellist asja. Ei tule vastu seal, kus on võimalik mitte vastu tulla. Ja võt see lõpuks, ma arvan, mind hakkab nagu häirima, et see asi on, kõik on ikkagi väga Excelis. See ei ole kihvt. Macis on selle programmi nimi Numbers siiski. ma ei ole kindel, et nad seda ise kasutavad, aga mine tea. Aga mulle tundub, et me on tegema pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame nüüd korraks mõtetega paar kuud ette novembrisse, mitte veel detsembrisse, sest me saime eelmisel nädalal teada, et Sony uue põlvkonna mängukonsool PlayStation 5 jõuab meie telekate kõrvale novembris. Me teame ka nüüd selle hindu ja need on konkreetselt siis sellised, et 500 € maksab siis PlayStation 5. 530. Jah. On kirjas, ma ei tea. Meelis, sa oskad peast kommenteerida. 530 on praegu hetkel 529, siis on Eestis see hind, millega Sony soovita müüa. 529, oleme väga täpsed. Ja ilma siis Blu-ray lugejate mudel on 429, aga seda ei saa eelteelida. Hetkel ei ole veel Sony poolt üldse teada, kas on võimalik lähitulevikus saada või mitte, siis neid koguseid ei ole. Ja esimesed riigid maailmas saavad 12 november selle kätte, aga Eestis siis 19 november. Ja kogused on väga piiratud, et meie saime oma eelmüügi koguse kätte, müüsime selle endale ootamatult läbi 12 minutiga, me tegelikult ei oodanud seda. Kogus oli selline, kuidas ma ütlen siis, suurem kui me kartsime, et me saame ja väiksem kui me lootsime, et me saame, aga piisavalt arvestatav ja üllatus, et seda nii väheks jätkus. Ja praegu on karta, et enne selle launchime ilmselt Eestis üldse keegi uusi koguseid juurde ei saa, kõik võib juhtuda, aga see võib nii olla. Et enne jõule ilmselt veel midagi tiksub, aga selge on see, et kuni aasta lõpuni jääb kahjuks PS5 defitsiittooteks üle maailma. Ma tahtsin sulle öelda, kuidas päriselt eelmüüki tehakse, ma õpetan teid. Soomes on niisugune veebipood nagu Verkkokaupa, kes suvi läbi on müünud PlayStation 5 1000 €. Sa maksad firmale 1000 € ja siis kohe, kui see välja tuleb, nad broneerivad selle sulle ära ja kannavad siis reaalse hinnavahe tagasi. Et sa oled nagu nii eelmüügis, et sa juba oled nõus ette maksma igasugune summa ära, kõik, mis päriselt hind tuleb. Et ühesõnaga hullus selle asja järgi on väga suur. Ja, samas Eestis on ka olemas väikefirmasid, kes müüsid seda ka 499-ga, mis tundub nagu ebareaalne, kuna mulle tundub, et nad on selle hinna juures miinuses ja teistpidi on see, et ma ei ole ühtegi kindel, kas nad tegelikult saavad ühtegi toodet, ei saa. Ja kas see selleks? Oota, aga sa ütlesid ühe olulise, väga tähtsa asja. Sa arvasid, et enne aasta lõppu seda ei tulegi siis nii-öelda... tuleb mingid kogused veel juurde, aga tõenäoliselt mitte nii palju, kui inimesed sooviksid.
ja mis ei ole siis, see on üldine, mitte ainult Eesti, aga ilmselt kogu Euroopa probleem praegu. Nii, mõned asjad, ja olulist asja me juba mainisime ära, et 529 on siis kallim, 429 on odavam, ainuke vahe nendel kahel on see, et kallimas on see Blu-ray seade, ehk sa saad plaatidel mänge, ja ma ei tea, ja filme vaadata, kui tahad, on ju. Aga muud vahet ei ole. Erinevalt siis Xboxist, kus odavam on rohkem odavam, aga ta on ka võimsuselt tunduvalt nõrgem. Väiksema resolutsiooniga pilt ikkagi. Ja PlayStationis seda muret ei ole. Paljud ei ole nõus sinuga, et ta on tunduvalt nõrgem võimsuselt, pigem on see ainult resolutsiooni küsimus, seda väitis üks Microsofti enda see konsooli arendaja, et nad on võimsuselt üsnagi sarnased, aga lihtsalt optimeeritud, siis üks on 4K resolutsioonile ja teine on siis alla selle. Just, et see point on nagu selles, et siis sama FPS ja sama mängu kvaliteet oleks siis identne kõigis muudes andmetes, välja arvatud see, et üks on siis sellise kvaliteediga 4K juures, teine siis 1440p juures. Aga lähme huvitava teema juurde. 1440p on ka selline kummaline resolutsioon, et telereid ja sellise resolutsioon ei ole olemas, eks see ainuke ainult monitor või siis enamus inimesi, kes ostavad selle lihtsama konsooli, ühendavad selle ilmselt oma olemasoleva Full HD teleri taha, mitte 4K teleri taha. Aga kas väga-väga tähtis küsimus, eks, kas nüüd osta see, kus on see optilise kettalugejaga või ilma? Mina ütleks, et ostke kettalugejaga, sest et jube hea oleks mänge müüa plaadi peal. Aga tegelikult astu korraks välja. Kui me astume sellest välja, siis Xboxi puhul ma näen, et see on täiesti reaalne võimalus. PlayStationi puhul sõltub nagu Sony strateegiast ja miks ma seda ütlen, on see, et Microsoftil on olemas suurepärane asi nagu Game Pass ja selle puhul on ikkagi see, et arvestades seda kuumaksu hinda saab sealt ikka väga palju selle raha eest, ehk siis ühe kuumaksuga saad sa praktiliselt kõik vähemalt Microsofti enda tippmängud, nüüd ka EA tippmängud ja tegelikult ei saa pea seda ainult streamima, vaid sa saad ka alla laadideks, nii et selles mõttes see on nagu tegelikult teenuse mõttes on siin Microsoft tegelikult päris pika sammu Sonyst ees. Sonyl on PlayStation Now olemas, aga ta ei ole kindlasti nii hästi töötav kui Microsoft Xbox Pass, Game Pass. No aga küsimus on see, kui ma ei võta seda teenust, aga ma tahan mängude kaupa osta seda, kas ma ei võiks siis osta digitaalselt seda? No küsimus on selles, kui saad piisavalt hea hinnaga, et plaadimängu puhul on tegelikult üks eelis on see, et sa saad see pärast sõbrale maha müüa või vahetada. Või paned osta eesse, eks ole, ja saad pool hinda või isegi 3 hinda tagasi. Siin on mitmed tuttavad, kes PS4 puhul seda teevad, mängivad mängu ära, siis müüvad selle odavamalt ära ja ostavad järgmiseks. No aga üks selline, ütleme otsa, hämar teema, mida me tegelikult võiks siin saates mingi kord pikemalt avada, aga on see, et ka digitaalsete mängudega kaubitsetakse ju kontodega, kus sa saad osta netist konto, PlayStationi konto, millega on siis nii-öelda omistatud mingi mängud. Jah, aga vaata sellega on nagu see, et see on muidugi väga selline sa pead kõik tühjaks müüma, sahtli korraga on ju. Just, esiteks on jah hall teema ja teiseks see, kui sa tahad nagu, sul on mingid sõbrad, sa oled nagu mänginud, kõik see kaob, kui sa konto maha müütakse, selles mõttes, et tegelikult ei ole nagu tõsisele mängusõbrale see ei ole nagu teema. Just. Jah, ja omaette küsimus on muidugi see, et ma ei tea, kas PlayStation 5, Meelis, kas sina tead peast, et kui ma panen talle selle plaadi peal mängu sisse, mis ta teeb, kas ta mängib seda plaadilt või ta tõmbab selle ükski konsooli mängi plaadilt, sest et plaat on lihtsalt liiga aeglane. Jah, et ta ikkagi kopeerib selle endale sisse ära, sest et mis mul oli Nintendo Switchiga oli probleemiks, ma mõned mängud ostsin mälukaardil just selle sama mõttega, et ma ei tea, müün hiljem maha, kui vaja on. Siis probleem on see, et see mälukaart on sul alati vales kohas, alati kadunud. Sa paned ühe mälukaardi sisse, eks ole, 3 tükki on kuskil ja kui sul ei ole mingit väga kindlat sahtlit, oled väga organiseeritud inimene, siis sa mingil hetkel avastad, et ma ei tea, lapsel on sünnipäev, sõbrad on külas ja nad tahavad Mario karti mängida ja sul ei ole aimugi, kus pagana kohas see Mario karti kaart asub. Kõige hullem on selliste Switchi tüüpi kaartidega on ju see, et lõpuks tuleb välja, et sa leiagi seda kunagi üles, sest et sa oled selle mingil hetkel on põrandale kukkunud, sa oled seda tolmuimejas. Ja just, ja 69-90 läks pup. Mina olen telefoni mälukaarti niimoodi tolmuimejas seda mõnnud. Ja need on, ja Switchi kaardid on suhteliselt suured, aga tolmuimejast lähevad sisse küll, ei ole häda. Aga me teeme siia pausi ja siis ma tegelikult tahaksin selle digitaalse sisu teemaga veel jätkata. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me alustasime jutu sellest, kas siis osta endale kaasaegne näiteks mängukonsool, kuhu sisse panna päris käekatsutav füüsiline plaat, kus peal on mäng, või oleks me tegelikult mõnus astuda sinna ajastusse, kus me tõmbame asjad alla digitaalselt, me ei pea jändama mingite füüsiliste ketastega
me ei pea muretsema, kus nad on, kas nad on mul kaasas, ega ketas ära ei kulu, katki ei lähe, eks, ja see on ju tegelikult kuidagi moodne lähenemine, et tõmban selle faili, mul on selle fail olemas. Ja tegelikult lisaks mängudele seesama käib ju ka näiteks filmide ja muusika kohta, on ju. Ja muusikaga mulle tundub, et me oleme valdavalt vist üle läinud sealt plaatide pealt, mis iganes, eks ole, vormis striimitava muusika peale, isegi failide pealt striimitava peale ja alati jääb hulk inimesi, kes nostalgilistel kvaliteedi, ma ei tea, mis iganes põhjustel tahavad plaati või mõned faili kasutada, see on täitsa okei. Ma lihtsalt räägin valdavast enamusest, sellist tavakasutajast. Ja filmidega me oleme ka enam-vähem vist saanud, et ikkagi Netflixid ja Eesti oludes see on natuke kehvem see asi, et meil saadavus on niivõrd kehv, et mingeid asju sa oled sunnitud ostma, näiteks plaadina või ma ei tea siis, kes tõmbab või kes ostab. Eriti Eesti filme on ju aga mängudega ei ole ju kunagi seda probleemi olnud, et ma küll viimastest aastatest ei mäleta mingisugust teemat, et ma ei tea, et Eestis ei ole mingi mäng saadaval, et sa pead kuskilt. PlayStationil oli vahepeal lihtsalt mingi kontode probleem. Meil on tegelikult on siiamaani, et Xboxi ei ole Eestis ametlikult olemas, Soome kontosid ja PlayStationiga samamoodi. Tegelikult sama on ka seadmetega, et kuna Xboxiga siiamaani peab neid tooma maale oma kulude ja oma siis nii-öelda garantiikuludega kuskilt Lääne-Euroopast. Sonyga PlayStationiga lihtsam, kuna siin lihtsalt Soome esindajad teeb Eestis väga tööd ja tänu sellele on PlayStation tugi Eestis suurepärane. Aga iseenesest on jah see, et plaatidega või mängudega ei ole nagu sellega kunagi probleemi olnud ja tegelikult vastupidi, et kuna nüüd on Eestis mängude müük, legaalsete korralike mängude müük nii PC kui konsooli poole pealt läinud piisavalt suureks, siis meie kogemust võib öelda, et kirjastajad tunnevad meie turu vastu reaalset huvi, koostöö huvi on olemas, vanasti oli see, et vaadake ise, kuidas hakkama saab, sest praegu on vähemalt see, et üritatakse ikkagi ka pakkuda tuge ja pakkuda sellist mingisugust turundusvarianti ja nähakse Eesti turus reaalselt võimalust, kuigi meie turg on üliväike, eks. Ja vaata, PC-mängurid istuvad ju Steam'i peal ja viimasel ajal ka Epicu peal ja see on suurepärane lahendus. Kas on probleeme? Isegi salvestatud nii-öelda mängusalvestused lähevad ju sinna pilve, et teed homme teises arvutis lahti või ma ei tea, arvuti läheb katki või kõik on olemas, aga kus ma tahtsin jõuda selle jutuga, on see, et mind tabas vahepeal huvi vanemate Nintendode vastu ja ostsin ühe kasutatud Nintendo Wii mõnekümne euro eest, suurepärane ost muide, terve posu mänge, just lisaseadmeid sai kaasa, väga hea, ja siis ja Wii'l oli üldse kogu online pool, kuna Wii tuli välja 2000, meil ei saita mind, 6? Ma ei mäleta, 15 aastat tagasi enam. Siis seal oli kogu see online pool suhteliselt niimoodi fupp kinni ja seda tegelikult ka väga suuresti Wii'l veel ei olnud. Küll aga kõigest mõni aasta tagasi tuli ju välja, kunas Wii U tuli? Tuli 2012, okei, mitte mõni aasta, aga ütleme selline 7 aastat tagasi. Aga Wii U'l oli esimesena siis korralik digitaalne mängupood, et ta sööb küll plaate, aga kui sa ei taha, siis tegelikult said osta mänge sealt Wii U poest. Ja mis nüüd juhtub, on see, et täna Wii U see online pood on veel tegelikult lahti, aga teatud riikides on Nintendo hakanud seda kinni panema. Näiteks Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides. Ehk siis neil olid sellised teatud teistes keeltes lokaalsed versioonid sellest Wii U poest. Jõudame jutuga sinna, et sa võid omada küll mingeid mänge, aga kui see firma ei taha sulle neid enam pakkuda, siis saad neist ilma. Ja ütleme, muusika ja filmidega ei ole võib-olla sul seda probleemi, sa saad alati, tuleb Netflix 2 on ju, või Netflix 8 aastate pärast, võib-olla aastal 2050, kui sa oled vana ja tahad vaadata Terminaator 3 või ma ei tea, mida iganes sa tahad vaadata, siis sa leiad selle koha. Nüüd näiteks need mängupoed on ju puhtalt Microsofti, Nintendo, Sony enda kontrolli all. Ja kui mingi inimene Nintendos otsustab, et ma panen selle kinni, siis esiteks ma jään oma rahast mingis mõttes, võin jääda ilma, eks ole, Nintendo ütleb, et see kõik on nii vana värk, et mis me enam sellest räägime, on ju. Ja teine asi on see, et kui mul tekib mingil hetkel ikkagi nostalgiline soov neid jumala kihvte mänge uuesti mängida, siis ma võin olla tõsise probleemi. Või kui ma näiteks tahan, ma ei tea, näidata kui mu laps saab teismeliseks, küsib, et mis mänge sa mängisid, kui sa, näed, ma võiks võtta ja ma ei saa. Ja võt see on see koht, kus on tekib küsimus, et kas ma saan usaldada neid digitaalseid äpipoode. Siin on 2 asja, ühtepidi, teistpidi. Ühtepidi on see, et tõsi on, et see on sa pead võtma
kui sa lähed seda teed, sa pead võtma endale selle riski, et sa pead teadvustama endale, et sa tegelikult ostad kasutusõiguse, mitte toote ja sa pead sellega nõus olema, sa pead võtma selle riski, et mingil hetkel juhtud, et sa seda toote kasutada ei saa. Kui sa oled see mängu 5 korda läbi mänginud, siis võib-olla on tegelikult täitsa okei ka, et seda kasutada ei saa. Aga võib-olla on tõesti küsimus selles, kas see peaks sellisel maksma see digitaalne versioon sama palju kui karbiversioon, kas võib-olla peaks tulema selle võrra odava. Teistpidi võib ju argumenteerida seda, et sellisel juhul vähendab ka see tootja sinu füüsilise toote juhusliku hävimise riski sama, et sa tõmbad seda kaarti tolmuimejasse või ma ei tea, kao ära või keegi tõmbab kriimu peale ja sa ei saa seda rohkem kasutada. Tegelikult sul on mingisugune backup, sul on see pilves olemas ja saad iga kell kasutada seda või kui sul konsool ära suleb, siis saad nagu osta uue, eks ole, ja panna sama mängu sinna peale väga lihtsalt. Ja tegelikult see on nagu ühtepidi ja teistpidi, aga jah, fakt on see, et igasuguse striimimis muu digitaalse meedia puhul on ikkagi see, et sa tegelikult ei osta ju asja, vaid sa ostad kasutusõigust. Ja no lihtsalt see Viiga ma esimest korda kogesin seda, et see Vii on seisnud tõenäoliselt kellelgi kapis on ju viimased 10 aastat ja enne seda veel ta mõni aasta mängis. Nüüd tulen mina, ostan sinna mingisuguse väikse jupstüki, et ma saan HDMI kaabli külge panna 15 euro eest ja võtan selle plaadi ja panen sisse ja kõik toimib nii, nagu sel päeval, kui Vii välja tuli. Mitte mingit muret. Et ma arvan, et need Nintendod ja teised, minu meelest nad võiksid anda välja oma mingid sellise e-poe mingi garantiipoliitika mingi dokumendi ja öelda, et et me toetame näiteks seda, ma ei tea, vähemalt 50 aastat või vähemalt 100 aastat. Aga äririsk jääb ikka sinna, et nad sellest lähevad pankrotti. No nad ei lähe, seda mina ei usu, et Sony ja Nintendo nüüd, isegi kui nad tänaste juriidiliste kehadena võivad seal liituda ja pankrotti minna, et siis need kaubamärgid jäävad. Nagu tegelikult see oht, et kui nad peaksid hakkama, isegi tuleks mingi selline regulatsioon, et nad peaksid hakkama midagi sellist tegema, siis ma arvan, see tõstaks päris korralikult hindu, kuna serverite ülevalhoidmine on kallis lõbu ja kui see nagu nende majandusega enam ära ei tasu, nad peavad seda mingisuguse seaduse pärast tegema, siis ei maksa kahelda, et see tuleb meile kui tarbijatele kolinale hinnasõht mõttes kaela. Ma arvan, et ikkagi üldistus on see, kui sa tahad elada praegusest päevast, tarbida kiirelt kohe kaasaegset sisu, siis võta digitaalne versioon. Kui sa oled kollektsioneerija, koguja, nostalgitseja, eelista füüsilist omamist. Või kui sa tead, et sa tahad seda mängu mängida ühe korra ja siis ruttu lahti saada, siis ilmselgelt pead sellistama karbiversiooni. Mahamüümiseks tõi. Aga see tegelikult see on nagu väga lai teema, mida me siin ära lahata ilmselgelt ei jõua, aga iseenesest otsavedi puudutab see igasuguseid muid asju ka, näiteks jätkuvalt Eestis üleval olevat tühja kassetimaksu, millest me võiksime kunagi tulevikus rääkida, kuna see on, minust me ei ole sellest rääkinud, aga see on minust nagu väga, väga müütiline asi, millest nagu ma tahaks kohe vaielda mõne autori õiguste esindajaga. Igatahes mina olen küsimuse eest, mul on juba tunne, et kui jumal annab ja ma aastal 2045 ka veel selle maamuna peal jalutan, et siis ma tahaks võtta selle, siis juba ülivanaks muutunud PlayStation 5 ja tuletada meelde helgeid noorusaegu. Ja siis, kui ma näen, et Sony on oma pagana poe kinni pannud, sest nad ei viitsi servereid üleval pidada ja väljas on, ma ei tea, PlayStation ei olegi väga palju, võib-olla 8 või PlayStation 9, midagi sellist, siis ma olen kurb. Ma olen väga kurb ja ma kahjuks ma täitsa usun, et nad on võimelised sellise sigaduse tegema. Aga lähme siit pausile ja siis on meil mõned uudised veel rääkida. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me räägime nüüd sellisest uuendusest, mida me tegelikult mainisime mõned saated tagasi, et on üks ettevõte, kes võib-olla tavalisele tarbijale ei ütle midagi, Nvidia, aga tehnikuhuviline teab seda kui ettevõtted, kes toodab seda tuumikriistvara, mis graafikakaarte, mis paneb tööle meie arvutid ja tänapäeval suure hulga teisi seadmeid ka. Aga Nvidia on siis teinud ka sellise tarkvara rakenduse, millega oma arvuti muuta väikseks stuudioks. Enneks sa proovisid? Jah, selle nimi on Nvidia Broadcast, ma vist eelmises saates rääkisin sellest ja see on tasuta rakendus, mille saab Nvidia kodulehelt alla tõmmata. Kui su arvutis on uuem Nvidia graafikakaart, ehk siis RTX 2060 või uuem, see on selline aastake tagasi ja niimoodi nad tulid võib-olla natuke rohkem ikkagi tagasi. Üsna uus, jah? Jah, pigem üsna uus ja pigem üsna võimas. Siis sa saad sellega igasuguseid imeasju teha, et ta siis kasutab seda graafikakaardi jõudlust, mida muidu sa kasutad näiteks mängides, kasutab selleks, et eemaldada videokõne ajal või üldse kõne ajal helist taustamüra,
mis sul ümberringi toimub. Teeb seda uskumatult hästi. Tõesti, kohe nii hästi, et see tundub ebareaalne, kui hästi ta seda teeb. Ja teine asi, mis mulle väga meeldis eelkõige on see, et ta veebikaamera, kui sa pilt on sul veebikaameras, on ju, sa istud kodus ja taga on mustad nõud ja lapsed jooksevad ringi, siis ta võimaldab seda taustapilti sul nii-öelda või sinu tausta võtab ära ja teatud algoritmide, nad ise nimetavad seda loomulikult tehisintellektiks, selle abiga siis eraldab sind taustast, võid oma taustale panna värvi või pildi või mõne videoklipi oma arvutist mängima. Vaatasin, panin ühe multika näiteks. Kas ta teeb seda ka kvaliteetselt? Ja teeb üsna kvaliteetselt, jah. Mina proovisin Microsoft Teamsis, pidasin ükspäev koosolekut ja oma tausta ära lõigata ja seal nagu ikkagi vahepeal pool pead kadunud ja vahepeal, ühesõnaga ta ei teinud, ta ei saanud nagu kujust väga täpselt aru, eks. Nii palju, kui ma proovisin, siis minul kordagi sellist probleemi ei olnud. Mis küll oli see, et ütleme, et ikkagi see eraldusjoon, selline halo sinu pea ja siis sinu taustal oleva värvi või multika vahel, see on näha, on ju. Et ta ei oska ikkagi täna siin nii-öelda sulatada selle multika sisse või sulatada sind selle tausta sisse nii nagu professionaalsed telestuudiod oma selle rohelise taustaga suudavad teha. Aga niimoodi kodustest tingimustest kasutamiseks väga-väga hästi töötas. Et jah, teatud, pigem, mõnud ei võtnud asju ära, et pigem aeg-ajalt mul oli nagu tooli seljatugi ka näha natukene või mingi selline värvilaik tekkis kuhugi, aga üldiselt vägagi kasutatav. Ja ma arvan, et inimestele, kes vaadates, mis siin ümberringi meil toimub nakkuskordajaga, me tõenäoliselt istume terve sügise kodus. Ja et kellel on, ma ei tea nüüd, kas sellepärast tasub joosta mingit sellist mänguriarvutit endale ostma, aga kellel niikuinii on, siis saab kasutada ka selleks. Ja ma arvan, et teie koostööpartnerid tänavati endal on ka parem olla. Nii et võib proovida. Hans, aga sina tahaksid meil äkki rääkida uuest Oculus Questi ma tunnen, et sellest peaks rääkima, sellepärast, et kahetsed tunded. Ühest küljest Facebook tõi eelmisel nädalal siis välja Facebooki tütarfirma Oculus uue peakomplekti, mis on samm selles suunas, et virtuaalreaalsus oleks selline standardtehnoloogia. Igale inimesele kättesaadavas ka hinnaklassis, sest et mis on nagu oluline, et see hakkab nüüd Quest 2 on uus peakomplekt ja hind hakkab $300, mis on, ja see ei ole ikkagi mingisugune odav kaup selles mõttes, kvaliteedi mõttes, aga hinna mõttes on see nii soodne, et ta teeb sellise korraliku virtuaalreaalsuse kättesaadavaks, see on pool hea telefoni hinnast ja veerand kalli telefoni hinnast võib-olla. Andmed on see just paremad kui eelmisel mudelil ja hind on odavam. Just, täpselt, et kas või see resolutsioon, mida sa oma silma ees näed, on ju parem, kuigi mitte ideaalne. Aga mis mind parem mõtlema, kui ma vaatasin neid uudiseid, on see, et kas see ikkagi on veel oluline, kas see veel on tähtis või kas või seda vaadates seda praegu, seda elevust jutumärkades siin stuudios on ju, et te vist ei taha Oculust kala silmaga vaatamise. Mina olen neid omanud erinevatest põlvkondadest ja tead, seal ei ole täna tehnilist probleemi, et isegi see eelmine oli tehniliselt ju ikkagi väga hea ja mis selle nimi oli Rift äkki või mis oli täitsa ilma juhtmeteta, et paned endale pähe, ei pea olema arvuti küljes, mitte midagi on, et ta ise ongi seade ja puldid käes ja kõik on väga vinge, aga mulle tundub, et see on selline mingi sotsiaalpsühholoogiline probleem on seal, midagi sarnast, miks näiteks 3D telerid ei läinud lendu. Ehk kõik nagu on, tehnoloogia toimib, seda müüakse, isegi on tegelikult täitsa kihvt ja vaat lihtsalt sellises nagu koduses vaba aja keskkonnas ei ole, ei teki mingit normaalset võimalust seda kasutada. Ja ometi peaks olema praegu ideaalne nii-öelda olud selleks, et inimesed läheks ja prooviks virtuaalreaalsust kogu selle sama, mis sa mainisid, Ameerika istub kodus ja paljud inimesed veel üle maailma, et läheks ja prooviks midagi uut. Minu arust on 3 probleemi. Esimene probleem on loomulikult see, et ta on sotsiaalselt kummaline. Ehk siis, kui sa üksi kodus oled, siis küll, aga kui sa kellegagi koos oled, siis on see hästi imelik. Teiseks on see, et nad on ikkagi jätkuvad, kuigi Quest 2 on kergem, väiksem ja mugavam kui eelmine mudel, on ta ikkagi suur ja kobakas suhteliselt peas hoida pidevalt. Ja minu arust kõige suurem probleem on see, et seal on ikkagi päris vähe sellist
põnevat Killer ja äppi ägedat pole, tarkvara jah, et ja virtuaalreaalse tarkvara tegemine on kõvasti keerulisem kui tavalise mängu tegemine, ehk siis selle taga see tegelikult seisab ka üsna palju. Et need on nagu põhiprobleemid, hind on nagu okei, kuigi ma arvan, selleks, et ta oleks nagu selline impulsost on veits vara veel, võib-olla 199 või kahekohaline number, aga sinna me niipea ei jõua. Ehk siis tulevikku sellel tehnoloogial on, aga selge see, et ta ei ole selline maailma vallutav asi, nagu mõned võib-olla kunagi lootsid. Ja minu jaoks just põhiline probleem on see, et selleks, et seda kasutada, pean ma olema täiesti üksi, isegi täiesti üksi kodus, sest ma ei näe, kui ma sellega seal kuskil ringi vehin, kas mõni laps on mulle selja taha hiilinud või ma kuidagi ka instinktiivselt kardan seda, et kui ma olen täitsa oma maailmas keskendunud, on ju, ja siis keegi tuleb ja küsib, et easy või et ma ei tea, et söök on valmis või midagi sellist, siis ma õpetan kohe, et need kaks maailma lähevad kokku, et ma saan seda kasutada rahulikult ainult siis, kui ma olen üksi ja ma tean, et keegi ei tule ka. Just, ja sa natuke oled nagu, vabandust väljendus, jobu ka, kui sa oled kodus ja paned selle asja endale pähe, siis teiste inimeste jaoks sa oled ikkagi nendega samas ruumis, aga sa lihtsalt isoleerid ennast. Ja pluss füüsiliselt ta vajab ruumi. Absoluutselt, paljudel ei ole seda ruumi. Just, et sul peab olema ikkagi selline, seisa püsti, aja käed, jalad laiali ja pane veel ikkagi julgelt selline pool meetrit kumalegi poole otsa, kui mitte meeter. Ja vaata, kas su kodus on selline plats, kus ei ole telekat vaasi või ma ei tea, mõnda muud asja on ju. Aga Facebookil on lahendus kõikide probleemide jaoks uuel Questiga on siis Facebooki kontoga peab sisse logima. Et siis lahendus on see, et ta nüüd sotsiaalne, nagu ütles selle Oculus'e tootejuht, et see lahendab nüüd mured, et inimesed ei taha seda kasutada. Aga nüüd sa oled Facebooki kontoga sees ja nüüd sul on, saad ühendada oma sõprade, tuttavate ja perega tänu sellega. Mis tegelikult mõjub nagu pigem vastupidiselt, on ju, et nüüd ma pean kasutama ka Facebooki kontot selle Oculus'e seadme jaoks. Meil on pool minutit saate lõpuni. Hans tahtis ära mainida küberrünnaku asja, ja mina tahtsin ära mainida selle, et kuu lõpus tuleb uus Chromecast Google'il ja tuleb väidetavalt puldiga ja puldi peal on YouTube ja Netflixi nupud, ehk siis nüüd on mul, ma loen kokku, 4. või 5. võimalus vaadata Netflixi ja YouTube ja oma samast telekast. Aga väga tore. Väga tore ja küberrünnakust räägime järgmine kord pikemalt, aga tänaseks aitäh kuulamast ja oleme tagasi eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.